Tere tulemast järjekordsesse True Foresti podcasti. Tänaseks külaliseks on siis Reimo Allik, kes on siis võitlussportlane, kes on spordiklubi omanik, samamoodi nagu oli ka Maicel Astur, kes on isa ja kes on minu väga hea sõber. Tere tulemast saatesse, Reimo. Aitäh kutsumast, Siim. Räägi mulle esimese asjana võib-olla, et kuidas sul läheb, millega sa igapäevaselt tegeled, milline su argipäev välja näeb? Suures pildis läheb hästi, käin tööl nagu iga tavaline inimene. Mis tööd teed? Töötan kehalise kasvatuse õpetajana Saue koolis ja annan trenne, olen täiskohaga isa ja siis nende toimetuste vahel siis laveeringi, et mõned rühmatreenid, mida praegus pildis nagu nii palju pole, pigem just personaaltreeningud, aga mõned rühmatreenid ka. Aga kui suur koormus sul on näiteks praegu selle kooli ja enda spordiklubi raames ja võib-olla sa ka, et anna rohkem võib-olla ülevaadet sellest, et mis spordiklubi sul on, kui kaua oled tegutsenud ja nii edasi? Koormus koolis on üks täiskoht, ehk siis jah, 22 kontakttundi on ju nädalas. Peale selle siis on umbes 5-6-7 personaaltrenni nädalas ja siis MyFitis on kaks trenni nädalas on rühmatrennid, boksid, aga klubiga on praegune selline lugu, et jah, me Nilsiga koos asutasime ja koos seal toimetame, aga kõik rühmatrennid hetkel on Nilsi peal. Sa võid natukene siis tähe mulle ka tulla. Et ennem seda võistlust siis ma käisin nagu ise tihedamalt ka seal, aga praegu on ikkagi nii, et pereelu ja siis on ütleme, et üks päev nädalas, mis läheb boksi alla ja siis nagu hetkel on kogu see klubi asi Nilsi peal, aga see on olnud niimoodi, just täpselt nagu ennem kaitseväeg oli kõik trenni andmised minu peal, kui ma läksin kaitseväkke, siis ma olin aasta aega eemal, siis läkski see nii-öelda trennide andmine ja kõik läks Nilsi peale ja see on nagu siiamaani seal olnud ja kuidagi niimoodi hästi toiminud, et natuke on Nils käinud oma rada, mina käinud oma rada ja ka klubi selles suhtes kindlasti meid ühendab ja ühendab edaspidi ka. Mis klubi nimi on ka võib-olla viskus jah? Jah, klubi nimi on meil spordiklubi Imperial. Asutasime ta 2014 aastal ja siis esimesed aastad me andsime üldse trenne tegelikult maneesis, mis on ilma akendeta suhteliselt umbne ruum ja siis tegelikult me saime nagu noorte poistena selle asja päris hästi käima. Päris palju inimesi meil käis seal, aga nüüd siis 2019 aastal siis valmis spordihoone Sauel ja siis sellega nagu saime ka uued ruumid endale, mis on siis nagu ikka täiesti teine asi, et korralikud boksikotid, ilus mugav saal, matt on maas, et jah, niimoodi seal oleme neid asju ajanud. Kui palju sul treenitavaid on seal nagu siis üldse mõtlen inimesi nagu, kes liikmed ükskõik mis kujul, kas nad on rühmatrennis või käivad sul seal personaaltrennis, et kui palju inimesi on umbes kaasatud selle spordiklubiga? Aktiivseid liikmeid on meil seal kas ütleme 30 kanti, et korraga trennis on keskmiselt 20, et meil see saal liiga palju sinna ei mahuta ka, et justkui need suurte grupid ongi praegu täis, et just tegelikult täna tuli uus plakat ka välja, et nüüd hakkame andma fitness boxi, mis on siis nagu, et jah, nagu ka reklaamis kirjas oli siis, et nagu kui muidu oli see, et nagu naised tulge julgelt boksima, siis nagu fitness boxiga on täpselt see, et mehed ärge kartke, et tulge tee sinna ka, et see ei ole ainult naistele nii-öelda mõeldud. Et täna ju ongi väga populaarsed rühmatreeningud, mis ajaliselt kestavad natukene vähem, võib-olla kui nii-öelda need 1,5-tunnised, 2-tunnised boksitrennid ja kui sa saad võimalik palju kaloreid kulutada. Kui ma ei eksis, Henri Hiiemäe tegi Pärnus väga ägeda siukse no contact boksingu, ehk siis just, et nagu seda hirmu ära võtta inimestel selle boksitrenni kontakti ees, et sa ei lähe sinna ja sa ei saa kindlasti kohe rusikaga vastu nägu, vaid see on ikkagi, see on väga hea väljund ja meetod, kuidas nagu ennast vormis hoida, kuidas treenida, samamoodi kui inimesed käivad boksis, ongi tegelikult täna enamus boksis on naised, kes seal käivad, et lihtsalt see, et nagu kui sa päriselt lööd midagi, siis see on nagu
samas hea nagu psühholoogi eest natukene absoluutselt, see on elad ennast välja, on ju, samas tegelikult on hea trenn, mis läheb kiiresti mööda, mitte sa ei mõtle seal kogu aeg, et vaatad kella, millal see läbi saab, vaid ta ikkagi nagu aeg lendab. liikumisvõrd nagu iga teinegi, lihtsalt siuke, et käed-jalad full action, eks ju, et ei tegelikult väga kõva ja ülitore, et ajad nüüd siukest asja nii kaua veel, et selles suhtes, et ilmselt on olnud kergemaid ja raskemaid aegu, aga tore, et siiamaani toimetate. Jaa, absoluutselt, eks see kaitseväkke minek oligi siuke natukene ka küsimärgi koht, et mis üldse klubis saab ja siis sellel hetkel see kõik nagu Nilsi peale rohkem läkski ja ta on sellega nagu väga hästi hakkama saanud ja jah. Kas on plaan ka laieneda seal kuidagi või teete mingit aktiivset tööd selle nimel, et nagu suurendada spordiklubi aktiivsust? No eks selle laienemisega ongi see, et tegelikult me oleme andnud ka trenne Korrus 3-s on ju, siis me andsime Lasnamäel trenne mingi aeg ja tegelikult on see, et see fookus läheb lihtsalt nii paigast ära, et sa ei noh, et kas sa teed ühte asja ja teed hästi või sa teed kõike ja sa tegelikult ei tee nagu midagi nagu nii 100% pühendunud, lihtsalt on raske ennast jaotada, kui sul ei ole suurt tiimi taga, kui sul ei ole jah, ühesõnaga praegune fookus on kindlasti Sauel, aga ei tea, mis tulevik toob. Alright. Kas on mingisugune, ma ei tea, lootust andvaid treenitavaid ka saalis siukseid, noh, et ei, kuidas nüüd edasi minna nii, et ütled, et ei ole, eks, aga lihtsalt, et kas on võib-olla siis kedagi sellist, et kellega sa ise näiteks näed rohkem vaeva kui teistega või et keda ise käib sul rohkem trennis või mis iganes, võistleb rohkem? Jah, kui praegu niimoodi, meil on häid võistlejaid päris mitu. Meil ei ole liiga suur klubi, et neid oleks on ju nagu meeletu armee, aga meil on siiski nagu väga südikaid poisse olnud alguses saadik tegelikult ja praegu on siis meil kõige noh, kellega ma ise ka just kõik oma trennid koos tegin, on meil suur Karl, kes on 19-aastane ja Suur Karl, jah, ta on 110 kilo ja ta on ikka konkreetselt suur, tugev, mitte nagu suur, et ta oleks pehme, aga ta on ikkagi tugev suur ja siukse vanuse kohta ta on ikka väga suur. Ja tema nagu arengut on põnev jälgida, sest et ta on väga siuke eesmärgikindel ja ennem boksi ta käis tihedalt jõusaalis ja need numbrid olid seal ka ikkagi päris suured selles suhtes, et aga ta võistleb ka praegu? Ta on nüüd teinud meil Tai boksis 2 matši, nüüd oligi see sama nädalavahetus, kui mina nüüd võistlesin, siis ta tegi oma teise matši, et kus läks? Ta võitis selle, aga see nagu see ei ole üldse halb, aga see on lihtsalt aga, sest et nagu esimene võistlus, mis ta tegi, ta oli okei. Ja nüüd nagu see periood, mis seal nagu 2 võistluse vahel oli, ma nägin, kui palju ta arenes, ma olin taga väga palju ise paaris, ma juba tundsin ise nagu, et temaga on ebamugav paaris olla, ta kasutab oma jõudu hästi ära, iga kord, kui ma trennist koju läksin, noh, sa käib boksi trenni juurde, kui sa võistlustele sihid, et natukene on kuskilt silmsini, natukene huul seest katki, see on katki, siit on valus ja kogu aeg mõtlesin, no persse küll, nagu temaga vastik nagu koos olla ja ma lihtsalt mõtlesingi, et nagu äge, et me saame koos trenni teha, ta saab minuga koos ka areneda, et äkki mul on midagi talle omalt poolt pakkuda, on ju. Ja kui see võistlus hakkas tal pihta, siis ta oli ühe korra vastast jalaga low kick'i, on ju, jalaga jalga. Juba vastane nagu põljast läks veits nõrgaks. Ja siis ta oli teist korda ja see vastane oli maas pikali, nagu seesus kõik läbi. Mul on hea meel, et ta võitis. Mul on kurmel selle üle, et ta ei saanud näidata nagu päriselt, et ta ei saanud seda ringi aega, et ta ei saanud seda nagu tegelikult kogemust, mis täna oleks nagu maksaks palju, on ju, et aga loodetavasti tuleb lähiajal. Ei, muidugi ja jah. Või lahe, sest et kunagi peaks saama niimoodi, et kuna mul eelmises episoodis just Michael käis, eks ju, et siis kunagi peaks saama nii, et teie need trennitavad lähevad omavahel kokku, siis ma tuleks ka hea meelega seda intriigi vaatama pealt, et see oleks pull. Põnev see sellepärast, et just see nädal, mis nüüd tuleb, lähme kolmapäeval oma klubi poistega nagu Michaelile küll mitte võistlema, aga küll nagu selles suhtes treening eesmärgil ja et koos areneda. Vaat see on nagu see järgmine kolmapäev? Jaa, mis nüüd tuleb. Okei, ja see on nagu mingi avatud teema, nagu avatud saal või? Ma saaks sevida ennast sinna. Lihtsalt Nilsi eest vedamisel nüüd terve novembrikuu siis, oktoobrikuu on plaan käia siis nagu erinevates klubides. Eelmine nädal kolmapäeval nad käisid Tankklubis, kus on siis Ardo Rakaselg, et siis samamoodi lihtsalt, et ei oleks üks keskkond, kus treenida, vaid just need, kes tahaksid sihtida kuskile võistlustele, et neil oleks ka natukene muud väljundit, natukene rohkem seda ebamugavat keskkonda, kus toimetada, et
jah, nagu Maicel on öelnud ka, et kõik need olukorrad, mis on, sa lähed poksiringi, sul pannakse peakaitse, kui sa trennis seda kandnud ei ole, see tekitab ärevust, on ju, kui sa lähed sinna, inimesed vaatavad, muidu vaadanud pole, tekitab ärevust, sul pannakse küünarnuki kaitsmed, mis tõmbavad sul käe veits kinni, sa väsid kiiremini, et noh, kõik need elemendid tegelikult mängivad, et just selle ebamugavas keskkonnas toimetamisega tekibki võib-olla kõige parem ettevalmistus võistlusteks. jah, täitsa nõus. Kuidas sa üldse nii, et ühest võitlussportlasest nagu sa ise sai siis kehalise kasvatuse õpetaja, et kuidas see juhtus ja võib-olla seda ka, et mind ennast huvitab, et kui vanad või noored siis lapsed sul käivad ja kuidas sa hindad nende tervislikku seisundit? See kuidagi kõik asjad lihtsalt mängisid niimoodi kokku, et ma alguses ülikooli minnes ma kandideerisin ka päris mitmele erialale, aga kehakultuur tundus kõige rohkem siuke, mis mind päriselt nagu, mida tahaks teha, mis nagu noh, kus on ägedad inimesed, mitte et mujal ei oleks, on ju, aga see kutsus kõige rohkem. Ja kui ma bakasse alguses läksin, siis ma kindlasti veel ei mõelnud, et ma tahan kehalise kasvatuse õpetajaks saada, vaid see kuidagi hakkas baka lõpp juba tulema, siis ikka suhtlesime oma kooli kehalise õpetajatega, nad juba olid noh, et kuule, et tule Reimo, me oleme sulle juba koht on valmis, ootab sind, on ju, siuke nagu siuke eeltöötlus hakkas pihta. Ja siis tegelikult jah, kui mingi baka viimane aasta oli, siis juba mõtlesin, aga miks mitte tegelikult, et koolivaheajad, mõtle, ma olen terve elu põhimõtteliselt elanud nii, et mul on suvevaheaeg, on ju, mul on koolivaheajad, et nagu igal tööl on omad plussid, on omad miinused, et kuidagi mängis niimoodi lihtsalt välja, et ma sinna läksin ja ma arvan, et päris äge, et niimoodi välja mängis, sest et ma saan olla aktiivne, ma liigun kogu aeg koos lastega, tegelikult on palju rõõmu selles töös, et kui vanad need, mis klassid sul on üldse? sellel aastal on mul nii, et mul on 1., 4., 5., 6. ja 7. Esimese 7 vahe päris korralik. jah, ehk siis nagu päris põnev ampluaa. Mul on olnud nagu läbi aastate põhimõtteliselt siis kõik klassikomplektid peale 8., 9. ja 11. klassi, ehk siis on olnud 12 klass, on olnud 10 klass, siis kui Saue gümnaasium, noh nüüd meil on Saue kool on ju, kus on siis ainult põhikool 9 klassi, ennem oli Saue gümnaasium, kus oli siis 12 klassis, see viimane lend 12. klass, need kutid olid minu käes, mis oli nagu jälle nagu äge, sest et ennem neid mul polnud nagu ühtegi nii suurt panust olnud. Ja see on nagu noh, nad on juba inimesed, vaata, nad nagu viitsivad teha, nad arutavad sinuga, nad uurivad, küsivad, et selles suhtes oli nagu väga põnev, aga siis see aasta on jah, 1. põhimõtteliselt 7. ja on nii, et 4. klassi poisid ja ülejäänud on kõik veel tüdrukud, ehk siis 7. klassi tüdrukud, 6. klassi tüdrukud, jah, 5. on poisid ja 4. on poisid. Siis keegi teine õpetaja siis õpetab nagu vastavalt selle ja, klassi poisse? nagu, jah, et ongi Edvardiga oleme näiteks paaris seal 6. peal, siis on nii, et nagu tal on poisid, mul on tüdrukud, jah, päris põnev. Okei, et noorte tervis on heades kätes? jah, no lihtsalt tase on väga erinev, et sul ongi 1. klassis samal ajal lapsed, kes üks juba praktiliselt oskab krooli ujuda ja teine ei julge pead vee alla panna ja samal ajal sul on laps, kes tahab joosta, naudib liikumist ja klassivend, kes ütleb, et ta vihkab kehalist kasvatust, et see nagu erinevus on väga suur, aga õpetab sind ka kindlasti kõvasti. kindlasti, nüüd on ju korralik väljakutse leida nendele mingisugused asjad, et nad saaksid koos toimetada, et nad saaksid koos areneda, et ei oleks nii, et see, kes oskab kõike, et ta lihtsalt nüüd tiksub seal, on ju, et ta lihtsalt mitte midagi ei tee. Et see on kindlasti suur väljakutse, aga jah, tase on väga erinev ja kindlasti noh, see nutimaailm ja kõik see on siuke, millest nagu noh, me oleme päris palju igal pool rääkinud, et aga tasel liiga hull, ma ütleks, et ei ole. Okay. Et lootust on, jah. See on hea. Võib-olla tahaks rohkem teada sellest, et mis oli sinu see nagu let's get it moment elus, et kui sa mõtled enda nagu nooruspõlve peal tagasi, et mis hetkel sa otsustasid, et nüüd minust saabki nagu võitlussportlane ja võib-olla saad rääkida siinkohal siis sellest ka, et kus sa alustasid, mis võitlusspordiga sa tegelenud oled, eks ju, ja kui kaua ja nii edasi. No 2007 oli siis esimene aasta, kui ma läksin tai-boksi just kõigepealt nagu. Meil oli treener nimega Janno Uutmaa oli Sauel
sealsamas Maneesis andis trenne, kus meiegi oma klubiga alustasime. Ja nagu selles suhtes ma ei ole kunagi mõelnud, mul ei ole kunagi sugust hetke olnud, et ma mõtlen, et nüüd minust saab võitlussportlane, vaid see on rohkem mingisuguste enda isiklike asjadega tegelemine, oma hirmude vastu astumine. Et jah, 2007 siis olin ma 13 ja sellel ajal oligi umbes siuke, kus mind koolis narriti, see oli siuke verbaalne narrimine, mitte siuke, et füüsiliselt keegi kiusaks, aga lihtsalt siuke üpris ebamugav ja nagu kuidagi. Kas siis olid nagu nõrgem ka või väiksem kui teised või olid? Ma olin lihtsalt võib-olla tagasihoidlik on see õige sõna, et nagu otseselt ma ei tea, et ma oleks mingi teistest väiksem või nõrgem või midagi siukest, aga ma lihtsalt olin siuke, kuidas nagu veits võib-olla siukse araloomuga ja siuke, kes ei taha kuskil konflikti astuda ja siis nagu lihtne saak nendele, kes narrivad. Ja siis oligi tihti nii, et ma ei öelnudki midagi vastu, vaid ma lihtsalt võtsingi selle nii-öelda verbaalse peksu vastu, aga noh, see ikkagi noorele poisile mõjub, on ju. Ja siis ma tundsingi võib-olla lihtsalt seda nagu, et ma saan enda eest seista läbi selle boksi teekonna ja samamoodi see hirmudele vastu astumine, et ma ei tea, kes ütleb, et ta läheb boksivõistlusele ja ta ei karda, no sorry, aga ma ei usu sind, ma tõesti ei usu. Isegi need, kes UFC-s näiteks on mingi aastakümneid fightinud. No see nagu, see hea hirm on ikkagi su sees, et see on tugev emotsioon, mida sa pead oskama juhtida. See väike pissi häda ennast starti. Või no jah, et samamoodi, kui ma olen ju ujuja, lähen võistlema, mul tekib see pinge nagu, et see ei ole päris see, et noh, ja nagu võitlussport eriti ja me räägime tipptasemest, siis tegelikult see on ju ikkagi päris noh, ohtlik on ju. Eluaeg õpetatakse, et ära löö teisi inimesi vaata pähe või mis iganes, no, siis on mingid vennad nagu sina, kes treenib ja võitleb selle nimel, et teine vend alistada, eks. Täpselt, ja ma tean, et mu vastane treenib iga päev selle nimel, et mulle konkreetselt haiget teha, et lõpetada see matš ennem kella. Noh, ja see ongi see nii-öelda siuke närvikõdin, mida nagu mitte kuskilt mujalt, ma arvan, et pigem ei saa. Sa tegelikult siis tai-boksiga, kickboksiga? No see pigem ma ütleks, et minu meelisala on ikkagi kickboks, kus ei ole küünarnukke, kus ei ole põlved üksikud on, kus ei ole küünarnuki lööke ja püsti maadlus sees, et see on ikkagi see, et noh, milles ma tunnen, et ma olen parem, aga Eestis ju tegelikult noh, kui palju meil on neid päris tai-boksi klubisid, et muidugi täna juba on ju meil häid treenereid, kindlasti Kevin ajab väga hästi oma asja, aga nagu meil on ka ikka veel väga palju klubisid, kes nimetavad ennast tai-boksi klubideks, aga see on pigem ikkagi kickboks. Mitu fight'i sa oled teinud, sest et sinuga on siuke fenomenaalne asi, et kui ma sinuga kunagi tutvusin, siis et noh, sa oled nii tagasihoidlik vend siiamaani selle koha pealt, noh, tead, tegelen ja ongi mingi väike spordiklubi ja edasi ja tegelikult sa paned YouTube'i Reimo Allik, siis sa leiad nagu lihtsalt, kus sa oled kõikidele minu arust nagu Eesti tippudele ikkagi korralik kelku andnud, et selles suhtes, et no kas nüüd päris nii? No päris suurtele nimedele selles suhtes, et aga kindlasti täna ma pean seda oma tugevuseks, et ma pole mitte kunagi mitte ühtegi vastast endale valinud ja tänu sellele on ikkagi väga nimekad nimed nii-öelda, selles suhtes see nagu olgu need kaotused, olgu need võidud, siis see on nagu mega kogemus ja mul on ülihea meel, et ma nagu selle tee ette võtsin sellega. Aga need vennad, keda sa oled võitnud, neid nagu teatakse palju rohkem, aga kui ma arvan nagu siis võitlusspordi maailmas, kui võib-olla näiteks sinu nime, küll aga jah, et sa oled nagu teinud fantastilisi asju nagu. Ma tänan sind, aga see tagasihoidlikus jah, nagu mul pole kunagi olnud seda sihti, et ma näiteks tahan saada maailmameistriks või ma tahan saada kindlasti selleks või selleks, aga nagu jah, võib-olla ongi siuke järjepidev iseendaga tegelemine, iseenda hirmudele vastu astumine ja kogemuse saamine ja näiteks ongi kõige suuremaks plussiks ma täna peangi seda, et ma olen suutnud järgida seda, et ma pole mitte ühtegi korda tänaval elus kakelnud. Et on olnud kindlasti neid olukordi, kus oleks väga lihtne mingisugust asja, aga ma ei tunne mitte mingisugust vajadust, et seda teha või ma ei
jah, et see pigem on nagu asi, mida ma saan nagu uhkusega öelda, sest et kui paljud seda saavad öelda. Noh, et no mõnel võib-olla, sest see ei ole tema valik või ei ole midagi muud üle jäänud, eks ju. Täpselt, eks neid olukorrad ongi nii erinevad, aga lihtsalt, et õnneks on nii hästi mänginud, et pole pidanud seda, sest et noh, nagu ma ütlesin, ma pigem üritan konflikte vältida ja mulle nagu ei meeldi need, aga kuna konfliktid elus võivad tekkida tahes-tahtmata, siis ma ei taha olla kunagi sellises kohas, et ma pole selleks valmis, et noh, samamoodi oma pere kaitsta, iseennast kaitsta ja selle üle mul on hea meel, et võitlussport on tekitanud sellise nagu rahu, enesekindluse, jah. aga kuidas su võib-olla siis see nii-öelda lugu, et on siis kulgenud, et ma mõtlengi, et nüüd kui sa oled alustanud, see on huvitav kuulda sinu sust, et sa ütled, et sa pole kunagi tahtnud, pole olnud eraldi eesmärk olla mingi, ma ei tea, maailmameister või mis iganes, et see on just olnud loomulik nagu osa või jätk, et sa oled nagu mingil hetkel ka nagu siis võistelnud, eks ju, et siis kuidas su nagu teekond selles suhtes kulgenud on, et mis on kõige suuremad takistused olnud ja võib-olla on proogi siis rohkem sisse seda enda viimast fighti ka, mis oli alles hiljuti üle väga-väga pika aja ja võib-olla veel 8 aasta, jah. No vot. Ühes küsimuses me sõitsime üle, ma vastan sulle, et kui ma õigesti oskan lugeda, siis mul peaks olema praegu 19 fighti, kõik amatöörid ja profid kokku, millest siis 5 kaotust ja 13 võitu. Super. Mitu neist otsusega? Sa mõtled võitu või? Jah. Hea küsimus. Üks on konkreetne knockout, on ju. Ikka. Ja siis see oli see Keilas või kusagil või? Mõisakülas oli see. Ma vist mäletan see venda. Aga jah, need on pigem nagu see ajaline vahemik on nii laial, et ma praegu seda numbrit kindlasti niimoodi ei oska öelda. All right. Aga kuidas läinud on kogu karjäär? Nagu iga asjaga on omad tõusud, omad mõõnad, et kõige suurem nii-öelda see valus moment võib-olla oligi siis seesama matš, mis oli siis nii-öelda eelviimane, mis oli siis 8 aastat tagasi, oli number 1 fight show ja seal ma tegin Vadim Bahomovi vastu, kes on siis Euroopa meister ja väga, väga hea vastane. Ja sellel ajal oligi juba see, kus ma õppisin, ma tegin magistri 2 aastat, andsin kõiki rühmatrenne, mul oli personaaltrennid ja ma olin samamoodi täiskohaga õpetaja ja siis selle kõige kõrvalt ma üritasin nagu iseennast tippvormis hoida ja sihtidagi siis Eesti nii-öelda kõige suuremale lavale, kus sa ennast nagu võitlusspordimaastikul näidata saad. Ja see oli päris suur amps. Ja selle ma siis kaotasin, ma mäletan seda emotsiooni keset matši, kas ma lõin teda ikkagi nagu jällegi sükeste korralike haamritega ja ma lihtsalt nägin, et ta näoilme nagu ei muutu üldse. Ja siis, kui ta mind lõi, siis ma oma peas mõtlesin, et täiesti persest, kui kõvasti ta lööb nagu ebareal. Et noh, kes need matši sükseid asju mõelda, siis see tegelikult ikkagi tähendab seda, et sa nagu pole päris valmis siukse tasemega matšiks, et ta tegi väga ilusa matši. Kas ta sõitis sust üle või? No pigem küll jah, nagu selles isegi ükskõik kui raske seda ka endal tunnistada on, siis ma mäletan Maikeliga kuskil rääkisime, siis ta oli mingi ei, selle oleks pidanud juba ammu ära lõpetama, see oleks pidanud juba ammu. Ma olen kurat, ma ei tea, ma oleks võinud lõpuni välja kannatada, aga ühesõnaga tehnilisega lõpus. See oli veel nii, et tal käis põlv liigesest väljas, ta lõi mulle front kicki, ma püüdsin selle kinni, tõmbasin teda nagu enda poole ja see nagu kaameras seal videos tegelikult näha ka, kuidas nagu põlves käib siuke nagu väike nõks. Ja siis ta lebas seal nagu maas pikali veits, oligi, noh, talle anti seal paar minutit taastumiseks aega, arst näitas, et ta on nagu valmis jätkama, aga noh, ma ütlen, minul oli ainult see, et ma tahan võita, mul on nagu suva, nagu kuidas ma tahan lihtsalt võita ja siis ma hakkasin seda jalgadel nagu veel peksma ja samal ajal, kui ma keskendusin tema jalale, siis ta peksis mind kätega näkku ja noh, sealt oligi see minu korralik allakäik ja siis kas 3. raundis veel kuidagi, ma teadsin, et tal on need põlved ohtlikud, siis ta sai oma kõrgete põlvedega mulle kuskile siia silma juurde ka veel, ühesõnaga mul loeti 3 korda 8 count'i ehk siis sellega lõpetati matš ära ja pärast matši mäletan kõik nägu igalt poolt nagu kiskus, sest et see põlvelöök kuidagi tuli siia täpselt siia silmanurka ja poksitreener ütles mulle, et Reimo, ükskõik mis sa teed, ära nuuska. Oi raisk. Täiesti, et ma pean nuuskama, mul on see tatt nii siin ja nii kui ma nuuskasin, siis mul läks kõik nagu tatsi ja siis ma olin kõik siit nagu paistus igalt poolt sealt vahelt, siis mõtlesin ka, et nagu täiesti haige nagu, millega me tegelen lihtsalt nagu. Aga nii see on, jah, 2 korda mul olnud silm nii sinine.
ühe korra ma kaotsin, esimene profikas, mis ma kaotsin Ronald Sookaelale, siis ma sain samamoodi põlvega kuskile siia nurka ja siis oli ka nii, et mul oli nagu silma alt nagu oleks värvitud siuke jokkeri meik oleks peal, et vahetas värvi seal ja siis oli veel mingisugune kas jõulupall vist meil koolis või, see oli 12 klass. Siis ma mäletan, mul klassi ema mukkis mind veel enne kui ma sinna palli läksin, ja siuke põnev teekond on olnud. Aga viimane matš. Ma olin enda jaoks mõelnud, enda sees mõelnud seda ikka, et nagu kurat, et kaotusega ma ikka oma karjääri lõpetada ei saa, et noh, et no see Pahoma nagu, no ta otseselt nagu ei söönud, aga ta kuskil mul kuklas tiksus nagu ja ma mõtlesin ikka, et no kurat, tegelikult oleks päris lahe minna või lähed ikka võistlustele, vaatad, noh, teeks natuke seda teistmoodi või seda teistmoodi või, et noh, aga miks mitte minna Eesti meistrikatele näiteks. Ja siis jah, nüüd ongi, laps sai juba aastaseks ja siis mõtlesin, et võiks nagu kuidagi midagi teha, et sellest tavarutiinist natukene välja saada, et teeks midagi hullumeelset, et noh, läheks ja prooviks. Ja siis tegelikult oligi nii, et ma sain, noh, aktiivne olen ma tegelikult olnud ju kogu aeg, et ma olen liikunud palju, ma olen treeni teinud, enda eest hoolitsenud, palju rohkem jõusaalis käinud, tundnud seda, et mu füüsiline jõud on seal, kus ta pole kunagi olnud, nagu just täpselt siis, kui ma nagu boksisin, et tahaks nagu ise ka näha, nagu kuidas läheb siis, mis saab. Ja siis jah, kuu aega ettevalmistust ja siis ma panin ennast kirja sinna Muay Thai liigale ja siis sa võid korraks öelda teistele ka, et mis see Muay Thai liiga täpselt Eestis on, eks ju, ja kes seal fightivad tavaliselt? Muay Thai liiga ongi meil siis põhimõtteliselt siuke amatööriüritus Eestis, kus on hea alustada, kus on just siuksed amatöörsportlased, kui sa lähed siin esimest korda, on sul kõik kaitsmed peal, kehakaitse, jalakaitsmed. Ja kui sul on juba mingisugune kogemus, siis võetakse kehakaitse ära, on ju, ja sealt läheb nii-öelda edasi ja siis tegelikult sa saad kuni semiprooni põhimõtteliselt seal matšid välja teha, et see Thai-boksi ja kickboks nüüd ongi nii, et laupäeviti on siis nagu Muay Thai liiga ja pühapäeviti on siis kickboksi liiga, et tegelikult väga hea koht, kus alustada noorsportlastel, kus ennast käia proovile panemas. Mida sina seal tegid siis? Ja tihtipeale on seal ka neid, kes nagu ongi kas mingisugust pausi pidanud, näiteks kui oled mingi paar aastat eemal olnud, siis tullakse sinna, tehakse üks matš alla ja siis minnakse näiteks jälle kuskile suuremale, et saada lihtsalt seda ringi aega. Ja kui mina ennast sinna kirja panin, siis ma nagu kohe mõtlesingi seda, et ma ei taha saada vastast, kes tuleb esimest matši tegema, on ju, et tahaks kedagi, kellel oleks kogemus, et oleks asi aus, et nagu noh, jälle, et nii-öelda endale mingisugune võit siin ära kirjutada oleks nagu, näiteks nagu naljakas, on ju, see noh, pole päris see. Ja siis ma nagu kirjutasingi, vastane oli Marek Laanisto, kes siis, noh, me võistlesime, minu võistluskaal on olnud kogu aeg 81 kilo. Ja siis seekord ma läksin 86 kilo peale, sest et ma olen tavaolekus on lihtsalt läinud natukene suuremaks, natukene raskemaks ja tugevamaks, ütleme tugevamaks. Ja siis läksingi 86 kilo kategooriasse ja seal siis ma kirjutasin kohe sellele, kes neid matše koostab, et ole hea, ütle, mis sa arvad, et kas me leiame mulle vastase või mitte, et siis ma pakkusin ise ühte nime seal, aga tuli välja, et ta on hoopis 91 kilo kategoorias ja siis mõtlesin, et okei, et päris kahte kategooriat ma ka üles ei taha minna, pluss ta on minust palju pikem, suurem, et jääks ikkagi selle 86 kilo juurde ja siis natukese aja pärast juba kirjutaski, et oleks Marek Laanistusele pakkuda, kes siis on 81 kilo valitsev Eesti meister, aga ta tuli samamoodi natukene nagu kaalus üles, et lihtsalt siuke amatöörmatš vahele teha. Ja mõtlesin, väga hea, et noh, kogemusega mees ja saamegi seal oma matši ilusti ära teha. Ja siis see võistluspäev oligi nii, et juba hommikul kell 8 oli seal see kaalumine, on ju, siis läksin veitsaks koju, sõin ja tagasi tulles oli meil seal, oligi seesama Karli matš, siis oli mul üks tüdruk Heidi käib eratrennides nagu boksimas ja siis nüüd alguses ta tahtis minna boksivõistlustele, nagu boksiamatöörikatele, ehk siis oligi konkreetne siht oli silmes, et minna boksivõistlustele ja sealt ei leitud talle ühtegi nagu sobivat vastast tema kaalus ja siis oli nagu teeme siis Thai-boksi, mis seal ikka on, ehk siis me olime teinud kogu aeg ainult käsi, kuu ajaga võtsime jalad juurde ja siis ta läks võistlema, et selles suhtes päris julge asi, mida teha, aga nagu ta sai sellega väga hästi hakkama ja ühesõnaga oligi see, et see oli juba endale väga emotsionaalselt, sest nagu tüdrukuid ringis näha on ikkagi päris
noh, jah, meil on väga häid tüdrukuid ja nagu siin ei ole, aga seda on alati raskem näha selles suhtes, ma pigem võtaks ise need löögid vastu, kui sa vaatad, kuidas keegi, noh, sa saad aru. Õnneks need tulevad teiselt tüdrukult. Jah, seda küll, aga lihtsalt seda on endal natukene raskem vastu võtta ja nagu näha. Ja oligi väga siuke emotsionaalne päev juba ennem seda minu matši, sest minu matš oli viimane, see oli 62. fight vist. Et seal Karl käis ringis, Jürgen käis ringis, on ju, Heidi käis ringis ja lõpuks oligi see, et kui nagu see minu matši hetk kätte jõudis, ma mäletan, see oli mingi 7 või 8 õhtul. Kas kõik sinu omad võitsid või? Ei, Heidi kaotas punktidega, Karl võitis ja Jürgen kaotas. Eks siis jah, eks suures pildis meil oli 4 võistlejat, 2 võitu, 2 kaotust. Ja kui minu nagu see hetk hakkas kätte tulema, siis oligi see, ma tundsin nagu, okei. Et nagu seda on nii kaua oodatud, teeme selle lihtsalt ära. Ja kui ma sooja hakkasin tegema, siis ma oli lihtsalt siuke tunne, et nagu täiesti lõpp, ma olen nii väsinud lihtsalt, ma olen juba väsinud. Nils hoidis lapasid seal, hoidis midelkikke, ma ütlesin, ärme löö jalaga nii palju, lihtsalt ma ei jaksa. Et nagu, noh, ja suhtlesin täiesti lõpp jälle, noh, et olla võistlustel sama hea kui trennis, no see on mega, kui sa vaatad täna neid, ongi UFC tippe, Glory, kõige suuremate võitlusspordiürituste tippe, siis nad on tõesti nagu mega mugavalt tunnevad, aga see on nagu kõik kogemuse pealt tulnud, on ju. Et räme vastupidamusega. Jah, aga see reaalsus oli sellel hetkel natukene teine ja siis oligi, kui see nagu matš pihta hakkas seal, siis ma mõtlesin ka, et kerged löögid, olen siin, olen seal. Sain mingisuguse esimese sirgedalt pihta, mõtlesin, okei, ma pean ikkagi tugevalt lööma, ma ei saa, mul ei ole seda kergust, mul ei ole seda nõtvust ja siis ma lihtsalt hakkasingi tugevalt lööma teda ja üritasin olla kogu aeg tabav. Et kõik see mänguplaan tegelikult, mis alguses oli, jooksis aknast välja, nagu ütles Mike Tyson, et kõigil on plaan, kuni nad rusikaga vastu nägu saavad. No, eks ta nii paraku on. Aga selles suhtes, Marek oli kindlasti väga hea vastane, kasutas ära oma tugevusi, leidis minu nõrkusi, tuligi püsti maadlema, klintšima minuga, väsitas mind sellega, et mis peamine, sa võitsid? Tõsi, jaa, mul on selle üle küll hea meel, aga ta sai väga hästi vastu mulle ja minu plaan oli muidugi teine, ma ikkagi tahtsin lõpetada ise asja ära ennem seda, kui läheb asi kohtunike kätte. Aga võit on võit. Reimo on veel siuke vend, et hea sõber ja siis midagi ma kirjutasin talle nädalavahetusel, et enam-vähem, et Joe, mis teed mingi a la pühapäeval või laupäeval või mis iganes ta mingi, kuule midagi, et kuule, et enam-vähem lähen fightima või saatsid juba fightist vist video, et näed, et juba on käidud. Ma ei, mis asja? Oli jah pärast seda, aga tegelikult see oli nagu teadlik otsus ka, ma ei pannud sellele väga palju mingisugust tähelepanu, sest et ma tahtsin nagu kuidagi ise olla selles, no kõik, kellega ma trenni koos tegin ja nagu nemad ikkagi teadsid, aga ma nagu liiga palju seda, ma nagu ütlen, ma nagu ei reklaaminud seda niimoodi kuskil, vaid ma tahtsingi seda rohkem nagu iseenda jaoks kuidagi teha ja mitte panna sinna liiga palju pinget, liiga palju tähelepanu, liiga palju mingist segaseid emotsioone. Ja. Kas see su, võiks öelda julgelt, see su viimane fight? Jah, sellega on see nagu või kas on tulnud pakkumist juba mujalt? Kõik fighterid, kes lõpetavad oma karjääri, ma arvan, et nagu kõigil natukene seest kipitab ja kuna see kipitus oli mul ikkagi tegelikult päris pikalt, on ju see 8 aastat, siis täpselt ennem, kui ma sinna ringi läksin, siis ma tundsin, et okei, ma tunnen nagu, et see on viimane. Ja siis, kui ma sealt ära tulin, siis oli jälle see, et nagu, okei, tegelikult võit päris hea, ma oleks saanud nii palju parem olla, ma oleks saanud seda teisiti teha, ma peaks seda tegema, ette valmistada teisiti. Valitsev Eesti meister juba maas. Jah, aga jah, kui natukene läks mööda sellest, siis pärast seda võitu tuli mul pakkumine minna nüüd kohe novembris toimuvale 8 mehe turniirile, ehk siis täpselt 6 aega oli selle ürituseni aega, kas 6 aega 1 päev. Ja siis see pani küll muidugi kõik nagu asjadele käima, et okei, et ma saaks seda teha, mingi mis looga ma ringi tulen, siuke, aga kui sa oled juba seal kohas, et mis looga ma ringi tulen, siis sa juba tegelikult kujutan ennast seal juba ette. Et nagu see emotsioon on ikkagi ju võimas ja mõtlen kas või tegelikult see kaotus Vadim Bahomovile oli ikkagi
suures pildis positiivne meenutus, et olgugi, et ma kaotasin, siis tegelikult see oli ikkagi väga äge asi. Aga vaadates täna 8 mehe turniiril, kes seal osalevad, ma ei ole vaadanud, ma ei tea. kõik on Eesti kõige paremad poisid, siin ei olegi midagi, et samas sa ühe lõid juba ära. See ei ole päris siuke koht, kus läheks, vaataks ja prooviks, sest et sul on ikkagi seal aktiivsed sportlased, kes võistlevad mitu korda aastas, on seda teinud aastaid järjest ja minul on nii suur paus. Väike laps kodus, täiskohaga töö, trennide andmised, et see peaks olema nagu kardinaalne muutus ja kuu aega on nagu natukene liiga lühike aeg, et selleks valmistuda, pluss kõik potentsiaalsed treeningpartnerid on ju seal. Et noh, et kui sinna minna, siis peaks olema ainult see mentaliteet, et ma lähen sinna võitma ja siis just oli kas mingi paar päeva pärast seda ma vaatasin, kas kuskil oli Insta story, Hendrik Teemas on üks mees, kes seal võistleb, kus ta tegi seda ütle nüüd, mis selle harjutuse nimi on inglise keeles, aga kus sa põhimõtteliselt oled põljade peal ja siis tagareie jõuga lased enda nina peaga vastu maad. Ja siis ta tegi nagu selle ära ja siis mõtlesin, no seal on siuksed mehed koos, et nagu noh, nad on teravad, nad on tugevad, edu kindlasti kõikidele sportlastele seal ja seal lihtsalt pole ühtegi meest, keda saaks alahinnata. Sa oled Teemasega fightinud? Ei. Okei. Ott Tremmeriga olid? Ott Tremmer, jah, Ott Tremmer oli mu esimene profivõit. Et jah, aga noh, selles suhtes Ott on, siis ma kaalusin vähem ja Ott on täna ka ju väiksemas kategoorias. Aga ühesõnaga jah, põnev pakkumine, ma sain kõik need mõtted oma peast läbi lasta, kas ma tahan seda teha, kas mu elu võimaldab seda teha ja nüüd ma saan öelda rahulikult, et ei. Et mul on rahu sellega, mul on hästi, ma olen saanud sellest võistlemisest nii-öelda kõik, mis ma üldse kunagi soovisin, astuda vastu enda hirmudele, astuda vastu Euroopa meistrile mitme 1000 inimese vaatamise ees, mis ei ole kõige mugavam tegevus võib-olla. Et jah. Võib-olla tahaks küsida, et väga ilusti nagu kokkuvõttel üldse, et ja ma nagu siiralt usun selles, on väga nagu hästi nagu, ma arvan, et su peas on see veel paremini ära põhjendatud, kui sa praegu suutid sõnadesse panna, see kõik nagu minu jaoks töötab, et ma saan täiesti aru nagu, aga ma mõtlengi, et võib-olla mis sa siis tooksid välja kõige siukse kirkama mälestusena enda võitlusspordikarjäärist? Üks kõige kirkam. Tead, võib-olla ongi see sama esimene profivõit Ott Tremmerile, samas on ka tegelikult see sama knockouti võit on siuke tipphetk võib-olla. Et see Ott Tremmeri võit oli just selles suhtes minu jaoks suure tähendusega, et kuna esimene profikas, mis mul tuli, siis ma kaotasin ja see kuidagi oligi siuke, et nagu ma ei taha kaotada, ma pean võitma ja pärast seda lihtsalt ma mäletan, ma käisin ma tegin 2 trenni päevas kooli kõrvalt, mingi meeletult lihtsalt ma tundsin, mu keha on nii tühi, aga mul oli see mingisugune jõud sees, mis viis edasi vaata ja selles suhtes nagu näha lihtsalt, milleks su aju võimeline on, kui sa midagi väga tahad, et see oli siuke selles suhtes väga ere moment, aga noh, jah, kindlasti see knockouti võit ka, et kes meist ei tahaks knockoutiga võita. Aga no see on jälle täpselt siuke, et kus sa oled isendaga, ma mõtlen, kurat küll, et ainult minut aega, ma nägin nii palju vaeva. Ma võtsin nädalaga 10 kilo alla, ma nagu käisin Tais treeninglaagris, tegin kõik, et ma nagu minus oli nii palju, aga see on alati see, et sa leiad enda kallal alati mingisuguseid asju, millega mitte rahul olla. Inimloomus. Jaa, aga soovitan kindlasti, kes ei ole vaadanud, siis vaadake Reimo Fight järele. Üli kõvad, et ma ise vähemalt olin küll mingi Reimoga peaaegu pool aastat juba sõbrad oma vahel ja siis nagu üldse nagu noh, et üksteist, et kuule, aga kui teised või kellega siis või mis fight sa teinud sa oled, siis vaatan YouTube'i, vaatan mis asja, et nagu väga lahe, et üli kõva. Võib-olla ma tahakski kiusata sind veel nende sükeste nagu küsimustega, kus me siis episoodi lõpus teemegi näed, et ma esitan sulle küsimuse ja küsimus-vastus süsteemiga läheme siis edasi, et liialt kauaks arutama või mõtlema ei jää vastusele. Sobib. Esimene küsimus. Viimane kord, kui naersid südamest? Seda südamest naermist on praegu päris palju. Kui on aastane laps kodus, siis jah, juhtub palju. Möllab palju ringi. Lihtne vastus on eile, täna, reaalselt, praktiliselt iga päev.
Shout out to Samuel, Sam. Viimane kord, kui vihastusid? See on päris raske küsimus, sest ma teadlikult üritan mitte liiga palju vihastuda ja nagu ütles meie kadunud Ita Ever, et ära vihasta, ainult vaata ja imesta. Et ma imestun tihti, aga ma üritan mitte liiga palju vihastada, sest viha on nii tugev emotsioon, mis tihtipeale ei vii mitte kuskile. Et jah. Õige. Mis teeb sind tõeliselt õnnelikuks? Lihtsad asjad elus. Hea toit, hea paarisuhe, terve laps, füüsiliselt heas vormis olek, endale aja leidmine, pisiasjad. Super, nagu selles suhtes tihtilugu ongi, eks, et need kõige väiksemad asju me ei oska hinnata enne, kui need on läinud. Jah, täpselt, nii on. Mis on sinu siuke moto või edasiviiv jõud igapäevaelus? Moto. Väga klišee vastused, aga et olla iseenda kõige parem versioon just oma pere nimel, et olla, pakkuda oma lapsele head keskkonda, olla ise heas vormis, et lihtsalt tunda ennast enda kehas hästi, tunda ennast oma elus hästi. Kõlab lihtsalt, aga teinekord näeme väga palju vaevusele. Täpselt. See on nagu siuke imelik paralleel, aga et noh, need lihtsad asjad, et ma ei tea, kas või spordist, et kui hakkasin tennist mängima, siis tennises serv, vaata, et on ainuke löök, kus keegi sind ei sega. Võta nii palju aega, kui tahad, vaata, sul on maa ja ilm aega, lihtsalt sina, plekad, pall, vaata, löö see löök ära. Fucking kõige raskem löök üldse, nagu nii nõme, kui sa eksid 2 korda järjest, et tapad pea mõtled, mine perse, miks ma üldse olen siin. Aga okei, nii, üks elu õppetund, mida tahaksid teistega võib-olla jagada. See on päris põnev küsimus. Elu õppetund, ma mõtlen nagu kogemuse põhjal võib-olla. Praegu on see, et olles nüüd 9 aasta kekaõpetaja, siis kurat, no mehed, tegelege oma lastega päriselt. Et on vanemaid, kes ei julge oma lastega minna ujuma, sest nad äkki õpetavad midagi valesti, ei julge, ma ei tea, palli mängida, sest äkki, aga tegelege lihtsalt oma lastega, palun. Ja meil oleks nii palju parem maailm juba. Mitte kindlasti ainult mehed, naised ka, aga teine mõte, mis tuleb kohe, on see, et iga asi, mis võib tunduda raske kaotusena, ei pruugi olla kaotus 5 aasta pärast. Et olgu see mingisugune suhe, mingisugune ebaõnnestumine, siis jah. Sügav. Kogemusi tuleb elust võtta, ega muud moodi see kuskil ei liigu ja ma ei tea ühtegi edukat inimest, kes ei oleks ebaõnnestunud elus. Ei täiesti nagu väga sügav. See klišeelised asjad üldse nagu ongi, et põhjusega klišeelised, et see, et aeg parandab kõik haavad, eks ju, on nii kõige vastikum lause üldse. Ja eriti kui ise oled katki, on ju. Absoluutselt, aga nagu töötab kõige paremini. Üks harjumus, mida igapäevaellu kaasata kõikidele inimestele. See on ka täpselt siuke asi, et olla võib-olla tänulik rohkem nende asjades, mis on, et me kõik sihime kuskile, me tahame, et oleks rohkem, kes tahaks, et oleks rohkem raha, kes tahab, et oleks rohkem aega, kes tahab olla, näha suurem välja, aga et olla hetkes ka rahul nagu, mitte seda, et ma nüüd istungi ja olengi kodus rahul, vaid lihtsalt, et nagu märgata seda, märgata oma kaaslast, märgata iseenda puhul, olla tänulik ja siis liikuda koos edasi, mitte see, et kogu aeg siuke rahul olemata olla. See kajab nagu üli hästi läbi, et Michael siin ka eelmine osa käis, et on ka väike laps kodus, et see pereks saamine sellest läbi lapse, eks ju, et on nagu siukene täiesti game changer tundub, et mul endal lapsi ei ole, eks ju, aga lihtsalt saan aru, et nagu sellest, et kui kohale see toob ja nagu absoluutselt, ongi, sa oledki hetkes ja see on siuke samal ajal keeruline, aga samal ajal ka nagu tõesti kõige ilusam aeg elus, et nagu ma ei tea kedagi, kes seda ei ütleks, kellel on väike laps. Ja. Siis ma annan sulle ühe võimaluse siin koha peal tulistada minu poole üks suvaline küsimus, millele, see ei pea olema raske küsimus, see ei pea olema mingisugune ükskõik mida, see võib olla midagi su hingel, mida sa oled ammu tahtnud küsida, aga ei ole julgenud, see võib olla midagi, mis suvaline, kõige suvalisem küsimus, see võib olla mida iganes.
mul on väga palju küsimusi, mida ma ei julge sult küsida. nii. Okei, ma küsiks siis nii, et mis sa täna näed, et sina ideaalne Siim 10 aasta pärast? Kas mõtlen just nagu isiklikus võtmes, True Forest võtmes, podcasti võtmes, mis sa arvad, mis täna oleks sinu kõige ideaalsem väljavaade 10 aasta pärast? Tänan, see on ülihea küsimus. See on just nagu huvitav selle koha pealt ka, et mõtlen, et nagu kui palju see minapilt on nagu muutunud, et mis ma mõtlesin võib-olla, mis ma olen 20-selt, kui ma mõtlesin, et ma 30-selt olen nüüd olles 27 ja ma saan aru, et ma ilmselt see, mis ma isegi praegu arvan, et ma olen 37-selt nagu ei ole ligi lähedalgi sellele, et mingid võidud on hästi kiirelt tulnud ja nagu on mingisugused asjad nagu meeletult nagu hästi läinud, millele ma olen väga tänulik, mingid asjad kindlasti on toppama mingisuguses elu aspektis, eks ju. Aga sellegipoolest, et mitte liiga ümmarguseks minna, siis ma arvan, et 10 aasta pärast ma kindlasti näen ennast nagu pere keskel ja samamoodi, et ma loodan, et mingid asjad on juba tehtud siin elus, et ma suudangi siis enda ja pere jaoks olemas olla ja abiks olla ja toetada ressursi näol nagu materiaalselt näol ja ka vaimselt poolt ja mis iganes, eks ju, et ma olen samamoodi kohal ja saan nautida elu, et ma tegelikult suures plaanis usun tõesti, et kõik inimesed peaksid nagu enda 20-ndates nagu rängalt hustlima, et hullult vaeva nägema, et mingisugused asjad ära teha, sest et nagu ma olen siin ilusate ja edukate inimestega rääkides tähele pannud, et 40-ndates keegi enam väga jalgratast ei leiuta, et pigem ma tahaks uskuda, et ma ka minu elus järgmised 5 aastat on väga marginaalse tähtsusega, kus ma nagu üritan midagi tõest nagu siis ära teha, et ja võib-olla mitte ennast liiga palju võrrelda selle teekonna jooksul nagu teistega, et lihtsalt iseenda jaoks midagi nagu ära teha ja ma nagu tunnen, et ma olen võib-olla õigel teel, et kas või see, et ma siin podcastis olen täna sinuga, eks ju, et ma arvan, et ma oleks isegi aasta aega tagasi uskunud, et ma nagu siin seda olen ja siin nagu siukest asja teen, et minu jaoks kindlasti suur eneseületus ja nagu ma ei tea veel kõiki, mida see mulle võiks või kas üldse midagi nagu lauale toob, aga kui üldse mitte midagi muud, siis ma olen juba saanud ühe sisuka vestluse nagu oma sõber Reimoga maha pidada, nii et sellest ma olen juba väga õnnelik. Siis tänane osa hakkabki meil läbi saama, tahan ka öelda, et aitäh Reimo sulle tulemast, tõesti väga hea ja sisukas vestlus ja jälgige meid TikTokis, Facebookis, meil on Spotify's, YouTube'is on meil siis videod, podcast'id olemas ja kindlasti ka Instagramis ja näeme järgmine kord.